kolmas päev siis Caron Beachis ja meie oleme siis selles, kui liikuda siit mööda seda Patak Roadi, siis kusagil, siit tulime, siit Tyne Road. Ma pakun, et me oleme kuskil siin, ööbime selle koha peal siin orienteeruvalt, ma arvan, ja jalutame siit 900 meetrit randa. See on väga-väga ilus puhkajatele mõeldud rand, aga 99% on siin ainult venelased. See oleks nagu väike Venemaa, aga meil on tänane plaan niimoodi, et me võtame takso ja sõidame taksoga siis sellisesse kohta kuidagi mööda neid teid siin ja me jõuame siis sellisesse kohta päikseloojangut vaatama nagu Naiharn Beachi. 20 pahhi eest saad 6 tükki fritüüritud banaani. See on siis sisuliselt 60 eurosendi eest. Ei tea, mis asi see on. Õli sees niimoodi küpsevad need. No väga huvitav igal juhul. Ma ei tea, mis vardad siin on. Ei, kirjuta. Right. Aga ma võtan siit 2 varrast, ma ei tea, mis selle varda. See 100 pahhi eest ka? Ei, ma võtan 2 tükki. Oota, siin on 3 asja. Ma võtan 3 varrast, need on 10-sed. 10. All is 10, yeah? Yeah. I take this and give one. Ma ei tea, need on kõik 3 erinevat asja. Kas te tahad peale? See ei ole? No. Maybe plastic. Yeah. Nüüd siia sisse. Me läheme hotelli sööma. See on täitsa siin tänava ääres ostetud, et ma ei kujuta ette. Võib-olla saame liiva ka siit, aga no ära tahaks maitsta, see on ikkagi tänavatoit. Nii. Üritan nüüd selle raha siia rahakotti tagasi panna ja siis juba saab koha peal toas maitsta seda, mis sina, ma ei tea, see on ka huvitav asi. Ühed näevad... Seen või? Ma ei tea, kui ta õieti tõlgi. Wow, ühed näevad välja nagu... siis me ei saagi õhtul randa minna, kui see seen on. Eile siis ostsin selle, panin sügavkülma. Juuakse siin tais sellega, valmis jook on siin. Ja... minu jaoks liiga magus. Muidu maitsen hea, aga liiga magus. Ja siin on siis nüüd need vardad, mis ostetud said. Ega aru ei saanud, mis need on. See vist kana. Mingi vorstikene on see. Tundub, et on mingisuguse juustuga või mingi asjaga kaetud, aga kui võrrelda nüüd 7-Eleveni vorstikest mingi Jaapani oma, mis me siin sõime, siis see meenutas Eesti oma kõige rohkem, sest seal oli juust ka sees. Aga see on sükene 10 pallisüsteemis 6. Vajaks soola ja mingisugust ketšupit peale. Siin on veel üks 20 pahhine mingi asi. Tundub, et on nagu oleks Frankfurter, aga maitse on täpselt sama nagu sellel lühemal. Ehk siis karjub ketšupi järgi. Muidu söödav. Siin on üks hästi hea burger. 7-Eleven veiselihaga ja mis see hind sellel oli? 45 kohalik. See on beekoniga või? Mitte lihaga või? Okei. Aga see, mis meile sõime, see oli ka beekoniga või? Ta oli väga hea oli igal juhul, jah, et see on siis 45 kohalikut, siis mingisugune eurts millegiga või. Et see on siukene, jah, 10-10. Ja see on nüüd see fritüüritud banaan, 6 tükki või 20 pahhi.
mina arvan, et see on üldse nendest 3, mis ma maitsesin, kõige parem. No see kana oli ka, ütleme, number 2, see on number 1. Kõige ebamaitsvam oli see pikk, mis iganes varras vorst või mis see seal oli. Aga see on nagu hästi hea. 20 pahhi eest 6 tükki. Väga hea. Sõidame siis Naiharn Beachi ja 20 mintsa sõitu, 238 pahhi. Ma ei tea, mis see siis teeb meil, mingisugune 6 euri, äkki siis 7 euri äkki või? 238, ma kohe vaatan kalkulaatori pealt seda. See on niimoodi jätkuvalt Boltiga. 238, 646, aga me anname tippi ka. Meil läheb 679 maksma see siis. Grab ei ole kordagi kasutanud, et kirjutas, et selle kohta, et Bolt on seal selles Ravai kandis on nagu kõige parem nagu sõiduvahend, sellepärast, et seal on neid nagu kõige rohkem, et Grab on nagu vähem, Grab tegutseb rohkem lennujaamade ümber nagu, aga mitte päris lennujaamast sees, vaid veits ikkagi eemal, et need Bolt on nagu ära hõivanud kõik kohad. Aga noh, ma vaatasin siin mingi päev neid Grabi hindasid ka, et ma ei ütleks, et ta odavam on. Võib-olla seal mõned pahhid on siia-sinna, aga lõppkokkuvõttes, kui see nagu eurodesse taguda, siis ta ei muuda hinda nii meeletult, et see on mingi, võib-olla see on sentides nipet-näpet, aga mitte midagi drastilist. Ja plaanime siis loojangut minna vaatama, nagu ma ennem ka kaardi pealt näitasin, kuhu poole me liigume, siis juttude järgi ja chati järgi pidi see olema chat-GPT järgi üldse kõige ilusam loojanguga rand üldse siin Phuketis, nii et noh, kohale jõume, siis näeme. Jõudsime kohale ilusti ja rand on nüüd seal. Vaatame siis selle rannakese üle, milline see rand siis on meil siin. Siin on tõesti, näed, siuke palm ja värk ja jah, siin ei ole midagi, siin tuleb ujuma ka minna, siin ongi nüüd siis ma vaatame kohe, mis siin siis nüüd näitab. Naiharn Beach. Korralle tuleb hoida, ära reosta, üleval on mingi tuulik seal on mingi väike eraldi saar veel. Väga vinge, ma lähen vaatan, kus ma vett saan. Kindlasti ujuma siin ei ole kahtlustki, et ujuma ei lähe. Aga noh, jah, sellise hinnaga siia saada oleks nõus Eestis kordi rohkem maksma, et saaks kohe sellisesse randa. Ele-roosa roller. Väga äge värk. Nii, siin on siis nüüd meil väike turismikas. Vene keeles on kirjutatud kvass, ehk siit saab kaljaga osta. 120, 250, 300 pahhi. Tom Yum Kong 200, tüüritud riis, burgerid, friikad. Siit saad Eesti toitu ka. 160, 300 on 6 euri, noh. Siukene mõiste siis umbes. Siin on, no väga kallim, 450, veidikene juba kallim. Ja. Aga park siukene hea, veidikene vilu ja ei ole väga palav. Ravai pidi olema muidugi ka Tai-boksi üks keskusi, kus on hästi palju erinevaid boksitrenne ja saale ja asju. Ja nii palju ütles mulle chat-GPT ja siin on nagu näha ka mingid vennad, kes üksteisel nägusid sisse taguma hakkavad. Valge liivarand.
väidetavalt siis kõige ilusam rand, aga ma ütleksin, et ja vaidleksin vastu, et see rand Neljasaare tripil oli ilusam, kus me käisime. Aga siin on mingi jõgi, vot see on minu jaoks küll huvitav. See on nüüd küll huvitav. Kui kiire see siis on, et siin mööda seda siin jalutada. Tere koer! Jah. See mingi suue, jah, siit saab sinna jalutada, seal on mingid asjad, lähen vaatan siin. Suvase vesi, tõmban üle. No vot, tubli oled. Ja. Siuke sepik. Need kivid on küll nüüd täpselt nagu Maldiividel. 100%. Ma olen neid nii palju näinud Maldiivi videosid, et ise Maldiividel käinud ei ole, aga ma mõtlen, kui sügav siit minna on. Aga ei teagi, mis vesi see on. Ega ennem teada ei saa, kui hakkame läbi vee minema siis. Hakkame siis läbi vee minema. Teeme esimese sammu siit. Praegu on madal. Surve kasvab jalgadele. Mööda jõge. Ja suundud otse mere poole. Ja läbi ta saabki see juba siit samast. Ei saa kurta, et siin oleks mingisugune halb vaadena, ma ei tea. Sisuliselt meenutab see mulle jah mingisugust Malaisiat või kurat seda teab, mida see meenutab. Ma ei ole kummaski kohas käinud. Maldiivide videosid olen näinud, need YouTube'i videosid, kus on siis sarnased kivid ja inimesed käivad ka tohutu Instagramitamine käib siin, piltide tegemine. Aga jah, ülipopulaarne koht venelaste seas. Nägin, et saab kalja osta, kotletit saab osta, borsisuppi saab osta, pelmeene saab osta. Kõike siukest, et endalgi tekkis kohe siukene koduse kotleti isu. Aga noh, ülehomme juba tagasi lend, nii et pole siin vaja väga pikalt kannatada või draamatseda, et tunnen puudust Eesti toidust. Ei tunne, ausõna ei tunne. Täiesti suva. Siin ununeb kõik ära, juba tahan tagasi. Nii siin selles Naiharn beachil käisime ära. Ütleme, Eesti randadega võrreldes jah, ilus ja tore ja kõik on fun, aga mitte nii fun, nagu võiks arvata, et eks illusioonis peas sai nagu loodud parem illusioon, et on ikkagi palmide otse rannas ja nii nagu me Instas näeme. Loojangut me siia ootama ei jäänud, selles mõttes, et liigume nüüd siis Caron Beachi tagasi. Vaatame, kus me seal õhtusöögi saame veel teha ja edasi-tagasi sõit eurodes 15 eurot. Nii et selline see summa tuli, et siia tulime siis 2,5 sotiga, tagasi siis 310 pahhi. Aga jah, et võtame loojangu siis täna Caron Beachil vastu ja homme siis on see tulesõu siis Kata Beachis, et loodame, et see on äge, sest see Caron Beachi tulesõu, mis eile õhtul oli, see jäi nõrgaks. Võib-olla Pibisaare tulejumalad tegid teekonna ette nüüd alla selle enam lihtsalt tõrvikuga vehkiv vend ei ole enam äge, nii et tahaks ikka midagi näha ka. Aga siin on siis nüüd kohalik kultuur siin siis, ehk siis hotellide ala, tundub, et turistid siis ööbivad siin kandis. Siin on kõrval mingisugune veehoidla veel. Sellise masinaga sõitsime ise ka. Meid vedas siis hotelli, see transfer vedas meid siis sadamasse, kui me tulime üldse siia Caronisse, et Aonangis oli siis siuke pill.
ma ei tea, mis teema on siin nende Bolti taksojuhtidega, aga enamustel on siuksed väiksed kassid, koerad, kõikvõimalikud sellised tegelinskid on neil siis armatuur laua peal. Kas see meenutab siis kellegi kodukassi või koera? Igal juhul siuke asi on. Kui sina tead, kirjuta kommentaaridesse. Ja, see ongi sama. Sööme õhtusööki ja siin on wifi, panin wifi koodi sisse ja siin on esimese testi tulemused, ma teeme teise testi veel. Ootame süüa siin hetkel ja ma ei tea, võib-olla Tallinnas kuskil on siuke kiirus, aga mujal ma küll Eestis näinud olen. Ma nägin Leedus isegi 1500, aga uploadi kiirus, vaadake seda. 638 uploadi kiirus ülesse. Põhimõtteliselt siin võiks Dropboxi lasta sirge näoga kõik oma reisivideod. Istud siia kohvikusse, võtad õlle ja lasedki siit samast, lasedki kogu oma videot Dropboxi, nii et ei ole mälukaart üldse vajagi. Selline siukene kodukohvikute päev. Need vurrid on igal pool laes. India kohvikus me sõime, seal oli ka neid vurre hästi palju. Kõhud on nii tühjad, et ootame. Siin saad laua peal mängida veel siukest mängu. Siis õlle toodi sellise asja sees meile. Ja siin on veel igasugused nõud ja värgid ja esimene toit saabus. Hiilime pudeli juurest. Mis selle toidu nimi oli? Mis see on? Küüsloogu ja selle peegliga. Spagetid? Jah. Viis ei ole. Selge. Pelmeenid ja siin on siis, mis asi see on? Krabilihaga mingi värk. Krabiliha värk ja riis ja siis mul on tegelikult puudu veel friikartulid. Ma juba veidikene igatsen Eestit. Aga need pelmeenid on vene valik, jah. Siin on vene toidu valik. Siit ma nüüd võtsin. Palju on 2, 4, 6, 8, 10 pelmeeni ja 130 pahhi. Pablo Escobar. Ja see särk on ka minul olemas, aga avastasin eelviimasel päeval meie ööbimiskoha lähedal. On siuke tempel, üleval taevas on täiskuu ja siin müüakse kõiksugu manti, alates prillidest kuni siis ütleme kutsi-mutsi käekottideni välja. Samuti nägin ma siin siis selliseid ägedaid kommikotte, mida kaasa tassida. Aga kuna minul on käsipagas, siis mul on limiteeritud kogus ja seekord jäävad kõik kingitustest ilma. Võib-olla midagi nipet-näpet võtan kaasa. Aga kui toll selle ära võtab, siis mina ei ole süüdi, armsad sõbrad, kui te kingitusi lihtsalt ei saa. Aga sellised kotid on jah, võtad nagu, saad nagu kaasa võtta. Väga kihvtid iseenesest. Meil ei ole nagu jah suurt pagasit, muidu oleks jumal hea, viskaks kommikotid kõik sisse sinna. 80 pahhi, no see on mingisugune alla 3 euro, suur kotitäis komme. Siin on 3 pakki teed soti eest. 3 eurost saad 3 pakki, no ebareaalne. Siuksed teepakid, passion fruit ja seal taga on veel mingid teepakid. Ehk siis korralik turg. Maitseained, kõik võimalikud siin. Ja mis põhiline oli see, et söögikohast ära tulles, siis nad tõid ikkagi mulle pelmeenide kõrvale päris ehtsa hapukoorena. See ei olnud väga suur, see oli mingisugune pisikene siukene nõu, aga seal sees oli päris hapukoor.
et noh, kuna siin on venelasi hästi palju, siis ma usun, et see hapukoor on siia sebitud lihtsalt, kuna nad teavad, et venelased söövad hapukoort. Sest kui ma kunagi Londonis elasin, siis oli samamoodi, et Poola poodidest sai siis osta pelmeene ja kotleteid ja hapukoort ja musta leiba ja tundub, et siin kultuuris, kui ma oleks ka leiba küsinud, ütleme, siis ma oleks ka musta leiba saanud, et see on küll, oli küll hea uudis. Ja 10 pelmeeni oli siis selles portsus. Kõrvale võtsin seekord siis vriika, väike igatsus tuli tegelikult ja vriikartuli kõrval toodi, mis oli huvitav asi, oli siis juustukaste, mida ma ei ole mitte kunagi näinud, et vedelas vormis nagu ketšup või siis majonees, aga jah, sulajuust tuli sealt pudelist välja, noh see oli nagu väga huvitav nähtus. Ja siin on veel mingisugused, võt, korralik tom yum set, siuksed chilli asjad, kellele chilli meeldib. Oh, sorry, put it back. Suur küsimus laiale ringile, Eesti kaupmehed. Miks teil siuksed asjad maksavad 8 € ja niimoodi? Siin on 100 bahhi, see on 3 €. Võta millist tahad siin. No sugar, mango, siin on papaya, siin on pineapple. Everything is väga head asjad. Ja hinnad on head. Ja meie omad ei saa mitte midagi. Siin on niisugune suur pakk, siis sellised poolekilone pakk mangot lihtsalt. Võtad kaasa selle 2027 säilib. Kahju, et mul suurt pagasit ei ole, ma tassiks kõik selle mandi kaasa lihtsalt. Kui me läksime sinna üles templi juurde, siis meil oli üks siuke pakk kaasas ja seal tekkis nii meeletu vedeliku kadu ja samuti siis kehast läks välja kõik energia, siis nendega oli väga hea taastada ennast, et julgen soovitada, et kui lähed templi juurde seal krabis, nii et üles ronima sinna tiigri koopasse. 2 kukke on ka siin. Kus kanad panite siis? Kanasid ma ei näegi. Kanu polegi. Normaalne. Mulle need kujud meeldivad, kõik võimalikud, mis siin on. Ägedad. Ja ega kui aus olla, siis need Buda usu reeglid on ka sellised, mis mulle meeldivad ja siin on mingisugune tempel. Ma võtan oma papud ära siin ja lähen vaatan korraks sinna ülesse, mis seal templis on. Vau! Wow. Wow. Viiruki lõhn on siin ja siukene ikka päris vinge, siukene Buda kuju kohe. Ja siis on 8 10 käega naine on siin. Ja siin on mingi tekst ka. Ma proovin seda teksti veidike tõlkida. Vaatan, kus mul see translate on. Me oleme siin terve Tai tripi ajal oleme üritanud siis Google Translate'iga tekste tõlkida. Nii. Foo kummardamiseks loeb 3 korda namo, seega õnnistatud tumedat värvi Buda. Samo ta on maailma tundja, kõrgem inimene. Hamar Saum Bodo Brugdau esitaja Pranom. Loe 3 korda namo. Okei. Ma teen siis selle õnnistuse ära ja teen palve ka siin ära, nii et ja siia saab siis annetada raha ka. Mulle väga meeldivad need Buda templid ja asjad ja see on kuidagi nagu nii teistmoodi. Tõsiselt tugev siukene kultuuriline elamus.